on kohal, kõik, kes vaatavad ja läheme edasi selle sama teemaga, evangelism. Ja me käisime just siin Rodney Howard Browni koosolekutel, nii et ole kõigeks valmis, mis iganes mu südamest praegu esile tuleb. Ma lähen samas voolus edasi ja läheme apostlite tegude 2. peatükki. Halleluuja, tänu sulle, Isa, et sina oled siin paigas oma püha vaimu läbi ja Isa, me avame oma südamed sinu pühale vaimule. Isa, tule oma väega, tule oma ilmutusega, Isa, õhuta üles meie südamed lõkkele sinu püha vaimu järele. Halleluuja, Isa, me täname sind, et sa täidad meid värskelt täna oma püha vaimuga, et sa puudutad meid, et sa muudad meid sisemiselt oma püha vaimu tulega. Tänu sulle, Isa, sinu väe eest siin paigas. Sinu väe eest meie eludes. Tänu sulle, Isa, selle eest. Halleluuja, Jeesuse nimel. Amen. Amen. Siin ütleb, ja kui 4 pühipäev kätte tuli, apostlite 2. peatükk, olid kõik ühes paigas koos ja taevast sündis äkitselt kohin, otse kui oleks kange tuul puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli ja nad langesid üksikult igaühe peale nende seast ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Aga Jeruusalemmas oli elamas juute, jumalakartlikke mehi kõigist rahvast taeval. Kui nüüd see hääl tekkis, tuli rahva hulk kokku ja kohkus ära, sest igaüks kuulis neid rääkivat oma keele murret. Ja nad hämmastusid kõik ja panid imeks ning ütlesid üksteisele, vaata, eks need kõik, kes räägivad, ole Galilea mehed. Nüüd siin püha vaim langeb 120 inimese peale seal ülemises toas ja Piibel ütleb siin, et sündis äkitselt kohin, nagu oleks kange tuul puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Me näeme seda, et kui püha vaim tuleb, siis püha vaim tuleb lärmakalt. Ta ei tule vaikselt, kuidagi vaikselt sosinaga sisse ja siis inimesed, kes on täis püha vaimu, nad on ka vaikselt sosinaga palvetavad, teevad oma väikest asja seal koguduses ja siis kõik, eks ju. Ei, püha vaim tuleb ühe häälega ja ma usun, et see on põhjusega siin, sest et kui sa vaatad, et 3. salm või vaatame tegelikult 6. salm, kui nüüd see hääl tekkis, tuli rahva hulk kokku ja kohkus ära, sest igaüks kuulis neid rääkivat oma keele murret. Kui püha vaim tuli, siis seal oli üks hääl, mis läks üle terve selle linna ja inimesed tulid kokku selle hääle peale, mis seal ülemises toas oli. Ma usun, et samamoodi, kui meie saame täidetud püha vaimuga, siis kui meie suust kostub see hääl, see Jumala sõna hääl, see evangeeliumi hääl, siis mis hakkab juhtuma on see, et inimesed tulevad kokku. Ja sest, et see, mis tõmbab inimesi kokku, ei ole mingisugune järjekordne hea ja kasulik mingisugune strateegia selleks, et inimesi Jeesuse juurde tuua või mingisugune inimeste välja mõeldud strateegia, et ma ei tea, teeme pannkoogi hommikuid või teeme mingi suure show maha, et mis kõigile meeldiks või ma ei tea, et ütleme, et me tahame noorteni jõuda, teeme siis ühe peo, paneme tümpsu. No, see on kõik tore, aga kui me evangeeliumi ei kuuluta, siis selles ei ole mingit väge. Amen. Me peame kuulutama evangeeliumi, sest selles on Jumala vägi päästeks. Ja me ei saa olla, inglise keeles on selline väljend nagu seeker sensitive, et me nagu otsime või nagu siis me oleme mõjutatud nendest otsijatest või me oleme mõjutatud inimeste arvamusest või nende igatsustest või nende soovidest, sest et maailm mängib selle järele, et klient on kuningas. Aga meie ei peaks selle loogikaga mängima, sest et Jumalal on mingisugune teine loogika. Jumala loogika on Jumala vägi, see on tema võidmine. Ja kui meie saame Jumala võidmist täis, siis Jumala vägi on see, mis toob inimesed Jeesuse juurde. Amen.
See ei peaks olema nagu meie peast mingisugune strateegia välja voolitud, aga see peaks olema Jumala vägi. Nüüd, kui sa teed pannkoogi hommikuid ja siis kuulutad evangeeliumi, paned haigetele käsi peale ja inimesed saavad terveks ja vabaks ja päästetud, siis tänu Jumalale tee pannkoogi hommikuid. Aga point on selles, et me ei tee lihtsalt neid pannkoogi hommikuid selleks, et inimesi kokku ajada ja siis mitte midagi öelda neile, aga me teeme seda selleks, et evangeeliumi kuulutada. Ja me tahame, et inimesed puutuksid kokku Jumala väega, sest et me näeme siin apostlite tegude 2. peatükis, et kui nad said täidetud püha vaimu ja väega, siis seal oli üks hääl, mis läks välja. Püha vaim tekitas sinna ühe hääle, see oli kohin, aga ma usun, et kui nad said täis püha vaimu, siis need inimesed, need 120 inimest ka ise tekitasid mingit häält, sest et siin samas ütleb, et 4. salm ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Nii et sealt tuli üks hääl välja. Ja pärast sa näed siin 14. salmist alates Peetrus hakkab jutlustama. Ja nüüd tuli Peetruse suust üks hääl välja. Ja see oli samuti inspireeritud pühast vaimust. Ta sai täis püha vaimu ja nüüd see sama Peetrus, kes enne salgas Jeesust 3 korda. Ta ei julgenud Jeesusest rääkida isegi ühele väiksele tüdrukule, kes tuli temalt küsima, kas sa olid koos Jeesusega. Ta kartis. Aga nüüd ta sai täis püha vaimu, täis Jumala julgust ja nüüd ta läks nende tuhandete inimeste ette ja hakkas kuulutama julget evangeeliumi. Ja kui sa vaatad, sa võid kodus lugeda seda peatükki, aga mis siin juhtub, on see, et Peetrus kuulutab evangeeliumi ja sa vaatad 37 salm ütleb, et aga kui nad seda kuulsid, läks see neil südamest läbi ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mehed, vennad, mis me peame tegema. Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks ja siis te saate püha vaimu anni. Ja kui Peetrus jutlustas püha vaimu väes, siis see tegi midagi nendes inimestes. See lõikas neile südametesse. See läks, siin ütleb, et see läks neile südamest läbi. Inglise keeles ütleb, et see lõikas neile südametesse. Ma usun, et Jumala sõna räägib Jumala sõnast põhjusega, et see on nagu kaheteraline mõõk. Ja kui me kuulutame julguse ja püha vaimu väega Jumala sõna, siis see saab läbi lõigata inimeste südametest. Ei ole piisav see, et me teeme mingisugust asja või mingit üritust, mis on inimestel meelepärane ja siis nagu justkui muu seas ütleme, et jah, me oleme kogudusest, me oleme kristlased ja teeme head nägu ja anname neile kooki. See kõik on tore ja hea, aga me peame kuulutama evangeeliumi, sest selles on vägi päästeks, mitte pannkookides. Sa ei näe kuskil apostlite tegudes, et ma ei tea, et Paulus teeks mingisuguseid kudumisõhtuid vanamemmekestele selleks, et tuua vanamemmekesi Jeesuse juurde. Ei, ta ei teinud seda. Ta läks ja kuulutas evangeeliumi nendes kohtades, kus oli inimesi. Ja ta tegi seda väega ja ta tegi seda sellisel viisil, et ta pandi vangi ja seal oli tagakius, aga me peame sellega leppima, sest et kui me kuulutame evangeeliumi, siis seal on alati reaktsioon. Ja seal on, kui sa kuulutad evangeeliumi ja seal ei ole mitte mingisugust nagu reaktsiooni, siis midagi on puudu. Aga kui sa kuulutad evangeeliumi Jumala väega, siis seal on 2 reaktsiooni, mis võivad juhtuda. Üks reaktsioon on see, et see inimene võtab Jeesuse vastu oma südamesse. Teine reaktsioon on see, et see inimene pöördub Jeesusest ära. Ja seal võib tihti olla üks tagakius, seal võib olla, et sind sõimatakse, sind, ma ei tea, kas visatakse millegagi, igast asju võib juhtuda. Aga sa näed seda piiblis jälle ja jälle. 2 erinevat reaktsiooni ja nad on väga radikaalselt erinevad reaktsioonid. Sest et kui me kuulutame radikaalset evangeeliumit, siis sealt tuleb ka radikaalne reaktsioon. Kas me näeme inimesi, kes ütlevad, et mind ei huvita see Jeesus, nad sõimavad sind täis. Me näeme apostlite tegudest, nad isegi tapsid neid, kes kuulutasid evangeeliumi. Ja nad kiusasid neid taga, nad panid nad vangi, nad kaebasid nad kohtusse või seal on teine reaktsioon ja need inimesed tulevad radikaalselt Jumala juurde ja nad annavad kogu oma elud Jumalale ja nad järgivad Jeesust ja nad kuulutavad samuti evangeeliumit. Ja me tahame näha seda, et seal on üks radikaalne reaktsioon.
Et see ei ole mingisugune selline hall ala, et me kuulutame evangeeliumi ja siis inimene on, okei, ma siis võtan Jeesuse vastu, aga järgmine nädal ta on juba kadunud kuskil. Aga me tahame näha seda, et seal on 1-2 reaktsioonist. Ja see kumb juhtub, see on inimeste enda otsus. Ja meie ülesanne on see, et me palvetame inimeste eest, et nad tuleksid tõe tundmisele, et nende südamed oleks ette valmistatud ja pehmed. Aga me peame otsima seda, et 1-2 reaktsioonist tuleb. Sest et kui midagi ei juhtu ja kui see on selline hall ala reaktsioon, et selline enam-vähem midagi nagu oli ja ei olnud, siis me peame sisse pressima rohkem. Ja me peame otsima seda, et Jumal täidaks meid veel rohkem oma püha vaimu väega ja katsuma oma südame läbi, et me kuulutame ühte teravat evangeeliumit, sest et me näeme seda apostlite tegudes. Me ei näe apostlite tegudes sellist pehmet evangeeliumi kuulutamist. Me näeme ühte teravat evangeeliumi, toorest, teravat, Jumala väge täis evangeeliumi, puhas Jumala sõna. Ja me ei pehmenda seda mingisuguste asjadega, mis oleks lihtsalt inimestele meelepärased ja nii-öelda seeker sensitive, vaid me läheme, me kuulutame evangeeliumi ja me laseme Jumala väel tööd teha nendes inimestes. Ja piibel räägib sellest, me rääkisime ka sellest ühes evangelismi koolis, et evangeelium on maailmale narrus. Ja inimese mõistusele see tundubki narrus, et sa kuulutad ühte teravat evangeeliumi, nagu siin Peetrus kuulutas või sa näed läbi apostlite tegude Paulus kuulutas, kus nad reaalselt vaatasidki nendele variseritele otsa ja ütlesid, et teie tapsite Messia. See on väga karm, aga kui me kuulutame seda puhast evangeeliumi, et me oleme kõik pattu teinud, aga Kristus läks ristile meie eest, ta kandis meie patud, ta suri seal risti peal, ta maeti maha, ta tõusis 3. päeval üles ja ta kutsub teid parandama meelt, pöördume ära oma patusest elust ja pöördume Jeesuse poole, sest et tema annab andeks meie pahateod. Amen. Ja ta puhastab meid kõigest ülekohtust ja ta annab meile igavese elu ja ta taastab meid sellesse elavasse suhtesse Jumalaga. Ja kui me kuulutame seda selget ja puhast evangeeliumi inimestele, siis selles on vägi. Amen. Ja me näeme siin, loen teisest salmist uuesti, sündis äkitselt kohin, otse kui oleks kange tuul puhunud ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli ja need langesid üksikult igaühe nende peale nende seast. Ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Halleluja. See on üks püha vaimu tuli, mis tuli nende peale. Ja see on see, et me oleme pimeduses valgus. Kui meie südamed põlevad Jumala järele, kui meie sees on üks elav püha vaimu tuli, siis me oleme pimeduses valguseks. Ja me läheme sinna maailmasse ja need inimesed kogevad seda erinevust, mis on meie sees. Kui me avame oma suu, me räägime nendega, me jagame nendega Jumala armastust, siis nad kogevad seda tuld. Lähme apostlite 8. peatükki. Apostlite teod 8-9. Aga üks mees, Siimon nimi, oli enne juba seal linnas ja nõidus ning eksitas Samaaria rahvast, üteldes enese midagi suurt olevat. Teda panid tähele kõik nii pisukesed kui suured ning ütlesid, see on Jumala vägi, mida kutsutakse suureks. Ja nad hoidsid tema poole, sest et ta kaua aega oli neid nõidusega eksitanud, aga kui nad Filippust uskusid, kes neile kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi, kas Siimon ise sai usklikuks ja kui ta oli ristitud, jäi ta alati Filippuse juurde ja pani väga imeks nähes sündivat imetähti ja suuri ja vägevad tegusid. Nii et me näeme, et siin oli üks nõid, Siimon, ja ta sai päästetud ja ta sai ristitud. Ja nüüd, kui me vaatame kohe, ma loen siit 14 salm edasi, aga kui Jeruusalemmas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria linn oli Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse
ja Johannese. Kui need sinna said, palvetasid nad nende eest, et nad saaksid püha vaimu, sest vaim ei olnud veel langenud ühegi peale nende seast, vaid nemad olid ainult ristitud issanda Jeesuse nimesse. Siis panid nad oma käed nende peale ja nad said püha vaimu, kes räägib püha vaimuga ristimisest siin. Aga kui Siimon nägi, et apostlite käte peale panemise läbi anti püha vaimu, pakkus ta neile raha ning ütles, andke ka minule see meelevald, et see, kelle peale ma iganes oma käed panen, saaks püha vaimu. Aga Peetrus ütles talle, kadugu su raha sinuga tükis, et sa mõtled Jumala andi saada raha eest. Sul ei ole jagu ega osa sellest sõnast, sest su süda ei ole avameelne Jumala ees. Sellepärast paranda meelt sellest oma kurjusest ja palu issandat, sinu südame mõte sulle vahest andeks antaks. Nüüd ma loen sulle inglise keeles selle ühe osa siit kohe. Siit samast Apostlite teod 8. Ja ma 19 eesti keeles ütleb ning ütles, andke ka minule see meelevald, et see, kelle peale ma iganes käed panen, saaks püha vaimu. Nüüd inglise keeles ütleb, et andke ka minule see vägi. Vägi. Nüüd, mis ma tahan, et sa näeksid siin on see, et me oleme vahest harjunud sellega, et kui inimesed saavad püha vaimuga ristitud, siis paneme käed peale, me palvetame Jumal, täida teda püha vaimuga, ta hakkab keeli rääkima ja see on kõik. Aga me peame aru saama sellest, kui inimene saab püha vaimuga ristitud, siis seal on üks vägi, mis läheb tema sisse. See ei ole lihtsalt püha vaimu ja keeltega ristimine, kuigi Piibel ei ütlegi, et püha vaimu ja keeltega ristimine. Keeled on lihtsalt püha vaimuga ristimise üks, siis kuidas sa ütled, nagu tunnusmärke. Aga Piibel ütleb, et nad said ristitud püha vaimu ja väega. Jeesus ütles, et te saate ristitud, saate täidetud püha vaimu ja väega. Ristija Johannes ütles, et Jeesus, kui ta rääkis Jeesusest, siis ta ütles, et tema tuleb ja ta ristib teid püha vaimu ja tulega. Nii et seal on üks vägi, seal on üks tuli, mis tuleb meie sisse, kui me saame ristitud püha vaimuga. Ja siin see nõid, kes oli enne nõid, see oli tegelikult endine nõid, ta oli saanud päästetud ja nüüd ta vaatab nende inimeste peale, kes saavad täidetud püha vaimuga ja ta ütleb, et andke mulle seda väge. Nüüd, seal oli üks vägi, kui need inimesed said ristitud püha vaimuga. Ja see nõid, endine nõid, kes vaatas selle peale, ütles, et ma tahan seda. Ja see näitab seda meile, et ilmselt see nõid, endine nõid, ta mõtles, et vau, see vägi on midagi palju vägevamat, kui mida mina olin kunagi kogenud. Sest et kui ta oli kunagi nõid, siis ta kindlasti koges erinevaid teemonlikke vägesid. Aga kui ta lihtsalt vaatas nende inimeste peale, kes said täidetud ja ristitud püha vaimuga, siis ta ütles, andke mulle seda väge. Ja ma usun, et inimesed maailmas peaks samamoodi vaatama meie peale ja ütlema, et ma vajan seda väge. Ja kui me oleme püha vaimuga ristitud ja täidetud, siis seal peaks olema mitte lihtsalt see tunnusmärk, et me räägime keeltes, vaid see tunnusmärk, et imed, tunnustähed, et tervenemised toimuvad, et Jumala vägi on nähtav meie eludes. Sest et Piibel, kui ta räägib püha vaimuga ristimisest, ta ei räägi ainult keeltest, ta räägib ka Jumala väest, mis tuleb sellega kaasa. Vaatame Apostlite teod 1.8. Me oleme lugenud seda palju, aga loeme veel. Aga te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaaria maal ja maailma otsani. Nii et Jeesus ütleb siin, et see püha vaimu vägi on selleks, et meie saaksime olla tunnistajad. Nii et tegelikult me ei saagi olla nagu oma täispotentsiaalist tunnistajad, kui meil ei ole püha vaimu väge. Me saame küll minna tänavatele ja rääkida evangeeliumi inimestele, aga seal on midagi puudu, kui meil ei ole püha vaimu väge. Nii et Jumal tahab meid täita püha vaimu ja väega. Ja Jumal tahab, et see oleks nähtav inimestele,
et see oleks nähtav maailma inimestele, et seal on üks elav vägi meie eludes. Et see ei ole lihtsalt mingisugune nagu nii-öelda sakrament, millest me oleme läbi läinud, aga see on üks elav vägi meie sees. Et me oleme saanud ristitud püha vaimu ja väega. Samamoodi nagu, kui sa mõtled Vanas Testamendis Mooses, ta läks sinna põleva põõsa juurde ja nagu me lugesime Ülemises toas, mis seal juhtus? Nad said täidetud püha vaimuga ja tulega ja nüüd sealt tuli hääl, mis läks välja. Ja kui sa mõtled Moosese peale, ta läks selle põleva põõsa juurde ja ma usun, et ta lihtsalt ei näinud seda tuld selles põõsas, vaid ma usun, et see tuli nagu tema südamesse. Ta kandis seda tuld enesega kaasas, kui ta läks Egiptusesse. Ja ta läks nüüd Egiptusesse. Mida ta tegi? Ta tõi Iisraeli rahva välja Egiptusest. See oli ilmselgelt Jumal, kes tegi, aga ta tegi seda Moosese läbi. Ja nüüd see on võrdpilt sellest, kuidas kui meie saame täidetud püha vaimu ja tulega, me läheme maailmasse ja me toome nad välja maailmast. Me toome nad välja maailmast, nagu Mooses tõi Iisraeli rahva välja Egiptusest. Ja mida Mooses tegi? Tal oli see kohtumine Jumalaga ja nüüd ta läks ja Jumal ütles talle tegelikult, et mine ja räägi sellele rahvale, mine ja kuuluta sellele rahvale. Aga Mooses ütles, et ma ei oska, et ma ei suuda, eks ju, ma ei ole sõna osav. Ja tegelikult Jumal vihastus selle peale, aga ta andis talle armu ja siis Aaroni läbi rääkis. Aga Jumal tahab sinu läbi rääkida, olenemata, kas sa oled sõna osav või mitte. See ei ole sinu sõna osavus, mis päästab inimesi. See on Jumala vägi, mis päästab inimesi. See on püha vaimu vägi, mis päästab inimesi. Ja me peame olema julged selles suhtes, sest et kui vahest võib olla niimoodi, et sa lähed inimese juurde ja sa ütled, et palun vabandust, et ma näen, et teil on midagi viga, ütleme näiteks teie jalaga. Ma olen kristlane, kas ma võin palvetada teie eest? Ja ta ütleb, et okei, palvetage. Ja sa palvetad, see inimene saab terveks seal samas. Ja nüüd see on püha vaimu vägi, mis on toiminud temas. Ja nüüd ta elu on muudetud ja ta süda on avatud ja nüüd sa räägid talle Jeesusest ja ta saab päästetud. Nii et püha vaimu vägi on üks avatud uks selleks, et inimesed saaksid päästetud. Meil on seda vaja, sest et me ei saa lihtsalt ühest maailmalikust tarkusest kuidagi seletada inimestele mingisuguste teoloogiliste raamatute läbi või mis iganes ajaloo läbi. See ei ole see, mis toob inimesi päästele. Evangeelium on see, mis toob inimesi päästele, sest et evangeeliumis on Jumala vägi päästeks. Vaatame roomlaste esimesse peatükki. Rooma 1:16. Sest ma ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi õndsaks saamiseks või siis päästeks igaühele, kes usub nii juudile esmalt kui ka kreeklasele. Nüüd Paulus kirjutab seda. Ma ei häbene evangeeliumi. Kui sa mõtled Pauluse elu peale, siis pärast seda, kui tal oli see kohtumine Jeesusega seal Damaskuse tee peal ja nüüd, mis juhtub, on see, et tegelikult ta läks mõneks ajaks kõrbesse ja ta oli eemal. Ja ma usun, et see oli üks aeg, kus Jumal valmistas teda ette. Aga huvitav on see, et Jeesusel oli täpselt seesama või nagu sarnane lugu, kus ta püha vaim juhtis ta kõrbesse. Nüüd, mis Jeesusega juhtus kõrbes? Ta tuli kõrbest välja püha vaimu väes. Amen. Vaatame seda, see on Luuka 4. peatükis. Luuka 4. Ja 14 ütleb, et ja Jeesus läks tagasi vaimu väes Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümberkaudsele maale. Nii et see ettevalmistusaeg seal kõrbes, seal oli midagi, mis Jumal tegi temas ja see püha vaimu vägi tuli tema peale. Ja samamoodi sa vaatad Pauluse elu, siis ta sai ristitud püha vaimuga. Ja nüüd ta ütleb roomlastes, et ma ei häbene evangeeliumi.
Ja selles on üks väga suur nagu seos tegelikult, kui sa vaatad teise Timoteose, üks kirjakoht, mida me oleme ka lugenud palju, teise Timoteose 1:6, kus Paulus räägib Timoteosele. Selles asjas ma tuletan sinule meelde, et sa õhutaksid lõkkele Jumala armuande, mis sulle sai minu käte peale panemise kaudu, sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Ärgu olgu sul siis häbi meie issanda tunnistusest. Ehk siis Paulus ütleb Timoteosele, et ta räägib sellest armuandest 6. salmist, mis sai temale, tema käte peale panemise kaudu. Ja ta ütleb, et Jumal pole meile andnud arguse vaimu. Nüüd, ma usun, et see sama tuli, mis oli Pauluse sees, selleks, et kuulutada evangeeliumi, sa vaatad seda läbi apostlite, milline julgus, milline radikaalsus oli Pauluses selleks, et kuulutada evangeeliumi. Ta oli tagakiusatud, ta läks igasugustest katsumustest läbi, aga seal oli üks julgus ja üks tuli ja üks radikaalsus ja seal oli Jumala vägi selleks, et kuulutada evangeeliumit. Ja ta pani oma käed Timoteose peale, nagu ta ütleb siin. Ja ta ütleb, et seal oli üks armuand, mis läks üle Timoteosesse. Ja ta ütleb siin 6. salmis tegelikult, et sa õhutaksid lõkkele. See on püha vaimu tuli tema sees. Ja 8. salm ütlebki, et ärgu olgu sul siis häbi meie issanda tunnistusest. Kui meie sees on püha vaimu tuli, siis seal on üks üleloomulik julgus, mis tuleb meie sisse. Ja see ei olegi loomulik julgus, sest et loomulikult me ei julgegi teha paljusid asju, mis Jumal tahaks, et me teeksime. Aga kui me võtame vastu Jumalalt tema püha vaimu ja me võtame vastu tema püha vaimu tuld ja me oleme täis tema püha vaimu, siis meie sees on üks üleloomulik julgus selleks, et kuulutada evangeeliumi Jumala väes. Nagu Paulus kuulutas, nagu Peetrus kuulutas, nagu apostlid kuulutasid läbi Piibli. Ja Paulus ütleb Timoteosele, et sa õhutaksid lõkkele seda Jumala armuande. See tähendab seda, et see püha vaimu tuli, mis on sinu sees, seda saab lõkkele õhutada. Kui sa kujutad ette ühte lõket, siis see võib olla nagu süsi juba ja see ainult hõõgub. Aga nüüd, kui sa paned sinna puid juurde ja sa lehvitad sellele tuult juurde, siis sa õhutad seda lõkkele, see hakkab jälle põlema. Ja Jumal tahab meie südamentes seda sama teha, kus ta õhutab, kus meie tegelikult õhutame lõkkele selle armuande. Ja kui sa vaatad siin samas 2. Timoteose 1:14, ta ütleb, et kaunist sinu hooleks antud vara. Mis varast ta räägib? Ta ei räägi mingist materiaalsest varast, ta räägib sellest samast varast, mis oli temasse üle kantud läbi Pauluse. Ta ütleb, kaunist sinu hooleks antud vara, hoia püha vaimu läbi, kes meis elab. Me hoiame seda püha vaimu läbi, me hoiame seda läbi oma osaduse Jumalaga. Me hoiame seda selle läbi, et me oleme täis püha vaimu pidevalt. Me hoiame seda selle läbi, et me oleme täis Jumala õli, seda püha vaimu õli, nagu me rääkisime sellest 10 neitsi loost. Kui meie vaim on täis õli, siis see tuli põleb, siis see õhutab selle lõkkele, kui me saame täis püha vaimu õli. Ja sellepärast me peame olema pidevalt selles kohas, kus me oleme täidetud Jumalaga, kus me oleme osaduses Jumalaga. Et me ei kaota seda osadust Jumalaga, vaid et see tuli põleb meie sees. Ja Jumal tahab meid täita värske tulega inimeste poolt, kes kannavad seda tuld. Ja ma usun, et nende paari päeva jooksul siin Rodney Howard-Browni koosolekutel see tuli sai üle kantud minu sisse, pastori sisse, Joonatani sisse, kes me käisime, kui keegi Eestist veel käis seal, siis need, kes võtsid vastu selle, siis see tuli, et kuulutada evangeeliumit, siis see sai üle kantud. Ja samamoodi nagu Paulus ütles siin, et käte peale panemise kaudu, siis tegelikult ülekanded toimuvad ka kuulutatud sõna kaudu samamoodi. Ja me võtsime vastu seal ja siin ta ütleb, et seal oli üks armuanne, mis oli üle kantud. Ja see Jumala tuli, see on üks põhjustest või üks eesmärkidest on see, et meil oleks julgus. Sest me näeme, et Paulusel oli julgus, Peetrusel oli julgus. Miks? Sest et nad said täidetud püha vaimuga.
seal ülemises toas Peetrus sai täidetud püha vaimuga ja nüüd ta läks välja ja ta kuulutas Jumala sõna julgesti. Ja vaatame veel Apostlite teod 4. Apostlite teod 4:29. Siin on apostlid palvetavad siin ja nad palvetavad ja nüüd vaata issand nende ähvardamistele ja anna oma sulastele kõige julgusega rääkida sinu sõna, oma kätt sirutades selleks, et terveks saamised ning tunnustähed ja imed sünniksid sinu pühasulase Jeesuse nime läbi. Ja kui nad olid seda palvetanud, kõikus paik, kus nad koos olid ning nad kõik said täis püha vaimu ja rääkisid Jumala sõna julgesti. Nad said täis püha vaimu ja nad rääkisid Jumala sõna julgesti. Amen. Kogudus peaks olema see koht, kus sa saad täis püha vaimu selleks, et rääkida Jumala sõna julgesti. Selleks, et minna välja ja näha, kuidas Jumal tegutseb sinu elu läbi. See kogudus on üks koht, teine koht on muidugi sinu isiklik osadus Jumalaga, kus sa saad täidetud püha vaimuga, aga kui me tuleme kogudusse, siis siin on midagi erilist, sest et siin me ei ole üksinda, vaid siin on palju inimesi koos. Ja me näeme seda ka piiblis, läbi piibli, et kui inimesed tulevad kokku, siis Jumal saab vägevamatel viisidel liikuda. Imed ja tunnustähed saavad toimuda. Siin on üks ühine võidmine, mis Jumal toob sellesse kohta ja valab välja. Sest et ka siin me näeme, et nad kõik said täis püha vaimu ja nad rääkisid Jumala sõna julgesti. Ja kui sa vaatad nüüd järgmisesse peatükki, 5. peatükki ja salm 12, siis siin ütlebki, et aga palju tunnustähti ja imesid sündis rahva seas apostlite kätte läbi. Ja nad kõik koos ühel meelel Saalomoni võlvitud hoones muudest inimestest, aga ei julgenud ükski liituda nende hulka. Rahvas aga pidas neist suurt lugu. Ja me näeme, et Jumala vägi toimis apostlite läbi ja inimeste seas oli nagu Jumala kartus isegi, kui nad nägid neid, sest et siin ütleb, et nad ei julgenud nendega liituda. Seal oli üks elav Jumala kartus inimeste seas. Kujutad sa ette seda, et inimesed Tallinnas kuulevad Hosianna kogudusest ja nad kuulevad, mis siin toimub ja nad kuulevad, mis meie inimeste läbi toimub, et Jumal liigub, et inimesed saavad terveks ja et inimesed tulevad meeleparandusele, et imed ja tunnustähed toimuvad ja seal on üks Jumala kartus, mis tuleb nende üle. Ja võib-olla mõned isegi ei julge tulla siia, aga ma usun, et Jumal puudutab ka nende südameid ja nad tulevad. Aga kujutad see ette, see toimus siin. Ja 14 salm, seda enam, aga lisandus neid, kes uskusid issandasse. Nii mehi kui naisi suurel hulgal kandsid ju inimesed haigeid uulitselegi ja asetasid neid vooditesse ja raamidele, et kui Peetrus tuleb, tema vari langeks mõne peale nendest. Nüüd inimesed tulid päästmisele ja me näeme, et Peetruse varju läbi inimesed said terveks, nagu asjad, millest mina ei ole selles suhtes kuulnud, nagu et keegi saaks varju läbi nagu viimaste aastate jooksul. Ma ei ole absoluutselt kuulnud selliseid asju, aga Jumal tahab neid asju uuesti teha, kus me kanname Jumala väge sellisel määral, et kui me läheme mööda inimesest, nad saavad terveks. Halleluuja. 16 salm. Ka tuli rahvast kokku Jeruusalemma ümberkaudsest linnadest, tuues haigeid ja rüvedast vaimudest vaevatuid ja need kõik said terveks. Amen. Ja me näeme, et siin 4. peatükis, nagu me lugesime, nad olid koos ja nad palvetasid, nad said täidetud püha vaimuga ja siis nad läksid välja ja imeteod sündisid. Ja me peaks neid asju taotlema rohkem, et me saame täis püha vaimu. Igatseme selle järele, et Jumal täidaks meid iga pühapäev, iga kord, kui me tuleme kogudusse, iga kord, kui me palvetame, me veedame aega Jumalaga, et püha vaim täidaks meid värskelt. Ja et see ei oleks lihtsalt see, et vahest harva siin-seal, kui vägev evangelist tuleb ja on püha vaimu koosolek, aga et see oleks üks igapäevane asi.
meie eludes, me saame täidetud püha vaimuga. Et see oleks iga kord, kui me tuleme kogudusse, vahet pole, kas on aeg, et ülistada või võib-olla püha vaim hakkab liikuma, me võtame vastu Jumala käest, kuidas iganes see toimub, aga oleme näljased Jumala järele, et ta täidaks meid. Et ta täidaks meid oma püha vaimuga, sest et Jumal igatseb meid täita oma püha vaimuga, sest et miks ta igatseb meid täita oma püha vaimuga? Selleks, et me saaksime seda välja valada maailmasse. Halleluuja. Sest Piibel räägib ka sellest, et kui me palvetame või kui me küsime Jumala käest püha vaimu, Piibel ütleb seda, et Jeesus toob selle võrdluse, et kui sa küsid oma isa käest leiba, siis ta ei anna sulle kivi. Kui palju enam siis meie taevane isa annab meile püha vaimu. Nii et kui me küsime Jumala käest, Jumal täida meid püha vaimuga, siis ta täidab meid püha vaimuga. Kui palju enam ta täidab meid püha vaimuga? Amen. Ja kui me hakkame igatsema Jumala püha vaimu ja väe järele, siis Jumal saab täitma meid ja meie saame välja minema nii, et maailm saab tundma püha vaimu. Maailm saab kogema püha vaimu. Et see on nagu Peetrus, kes, kui ta kõndis inimestest mööda, nad said terveks, täielikult terveks ja vabaks. Ja me tahame kanda püha vaimu sellisel määral, suuremal määral. Aga selleks me peame saama täidetud püha vaimuga. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Halleluuja, isa, me täname sind sinu püha vaimu eest. Täname sind, isa, selle eest, et sinu püha vaimu vägi on see, mis muudab maailma. Sinu püha vaimu vägi on see, mis toob inimesed meeleparandusele, mis toob inimesed Jeesuse juurde. Ja Jumal, me igatseme sinu püha vaimu väge, et me saaks täidetud sellega värskelt. Et me ei elaks eilse leiva peal, et me ei elaks eilse lonksu vee peal, aga Jumal, et igapäevaselt me saaksime värskelt täidetud sinu püha vaimuga, selleks, et me saaksime välja minna ja julgelt kuulutada evangeeliumi, julgelt ja Jumala väega kuulutada evangeeliumi, et me näeme, kuidas haiged saavad terveks ja jalutud hakkavad kõndima ja pimedad hakkavad nägema. Halleluuja, isa, me täname selle eest, et sinu püha vaimu vägi täidab igat ühte praegu, kes on siin saalis, täidab igat ühte praegu, kes on vaatamas seda ülekannet Jeesuse nimel. Jumal, me palume, täida meid püha vaimuga just praegu. Täida meid oma püha vaimu ja tulega just praegu. Tänu sulle, isa, ja isa, me võtame vastu sinu käest. Me võtame vastu sinu tuld. Me võtame vastu sinu väge just praegu. Isa, me täname sinu üleloomuliku väe eest, mis saab tervendama, mis saab vabastama, mis saab muutma seda linna ja seda maad. Isa, me täname sinu üleloomuliku väe eest, mis on siin paigas, mis on nende kodudes, kes on vaatamas praegu. Jumal, täida meid oma püha vaimuga just nüüd. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Ja nagu me lugesime siit, Paulus ütles Timoteusele minu käte peale panemise kaudu. Nii et kui sa tahad saada täidetud praegu püha vaimuga, siis julgelt tule siia ette. Ma panen oma käe sulle peale ja sa saad täidetud püha vaimuga. Ja see on püha vaimu vägi. See on püha vaimu võidmine. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Joonatan, sa saad äkki tulla. Halleluuja. Lihtsalt tõsta oma käed. Isa, me täname sinu püha vaimu väe eest ja Jumal, me täname sinu värske võidmise eest, sinu värske tule eest tema sees. Tänu sulle, isa, et imed, tunnustähed saavad toimuma Jeesuse nimel. Jumal, et sinu tuli saab põlema tema vaimus, et sinu vägi saab täitma teda Jeesuse nimel. Täidetud Jeesuse nimel. Halleluuja. Värske tuli taevast. Halleluuja. Tänu sulle, isa, selle eest. Värske tuli taevast. Värske. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa.
Halleluuja. Halleluuja. Ha. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Halleluuja, Isa, me täname värske püha vaimu tule eest. Halleluuja, tänu sulle, Isa, sinu puudutuse eest, sinu täitmise eest, et imed ja tunnustähed saavad sündima. Halleluuja, Isa, täida teda oma püha vaimuga just nüüd. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja, halleluuja, tänu sulle, Isa, sinu värske võidmise eest, värske rõõmu eest, värske väe eest Jeesuse nimel. Halleluuja, tänu sulle, Isa, tervenemiste eest tema kätte läbi. Tänu sulle, Isa, paljud tulevad päästmisele Jeesuse nimel. Halleluuja, tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, sinu väe eest. Halleluuja, sinu väe eest, Isa, mis on tegev temas. Sinu tule eest, mis kasvab veel temas Jeesuse nimel. Sinu tule eest, sinu väe eest Jeesuse nimel. Halleluuja, tänu sulle, Isa, Jeesuse nimel. Uus vägi ja uus tuli. Tänu sulle, Isa, selle värske veini eest tema sees Jeesuse nimel. Halleluuja, tänu sulle, Isa, inimesed tulevad päästmisele. Inimesed saavad terveks Jeesuse nimel. Halleluuja. Halleluuja, 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 halleluuja. Tänu sulle, Isa. Halleluuja, 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 halleluuja. Piibel ütleb, et rõõmuga me ammutame pääste kaevust. Rõõmuga me ammutame päästekaevust. Halleluuja. Elavat vett. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. 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 Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Harri, sa võid ka tulla. Tänu sulle, Isa. Urobosseredeja. Halleluuja. Sa tõsta oma käed Jumala poole. Isa, me täname sind värske võidmise eest tema sees just praegu Jeesuse nimel. Jumal, me täname imede eest. Jumal, me täname lihtsalt ühe värske rõõmu eest, ühe värskenduse eest tema vaimus. Jumal, las sinu elav vesi voolab tema sisse. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, värskenduse eest. Halleluuja, tänu sulle, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Shira babo seya dedeya. Hira basoro donde yeredeya. Halleluja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluja. Halleluuja, tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Roko baba siri diaredeja. Halleluuja. Isa, me täname sind sinu ligiolu eest siin paigas. Halleluuja. Tänu sulle, Isa, et sa täidad meid värskelt oma vaimuga. Tänu sulle, Isa, sinu värske püha vaimu võidmise eest. Halleluuja, Isa, me täname, et selle koguduse läbi saavad imed ja tunnustähed toimuma. Isa, me täname, selle koguduse läbi saavad paljud päästetud. Paljud tulevad Jeesuse juurde, paljud parandavad meelt ja tulevad sinu juurde, Issand. Halleluuja, tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, ülistus sulle, Issand. Halleluuja. Halleluuja. Urabasiri dieredeja. Shira mama mandandaya. Urabasiri dialabaso. Ireke ma pandariatanda. Hallelujah.
halleluuja, tänu sulle, Isa, lihtsalt täname teda, kiidame teda, halleluuja. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Tänu sulle, Isa, kiitus sulle, Isa. Haigused lahkuvad siin paigas, imesid näeme, kui liigud sa. Taevas on maa peal, imesid näeme, kui liigud sa. Haigused lahkuvad siin paigas, imesid näeme, kui liigud sa. Taevas on maa peal, imesid näeme, kui liigud sa. Haigused lahkuvad siin paigas, imesid näeme,
imede ja tunnustähtedega, issand, et sa annaksid meile julgust, et rääkida oma sõna, et sa annaksid meile julgust, et kuulutada evangeeliumi. Jumal, et sinu imed ja tunnustähed sünniksid meie käte kaudu. Jumal, kui seal on haiged tänavate peal, et nad saaksid terveks. Jumal, kui seal on inimesed, kes ei tunne sind veel, isa, et nad tuleksid sinu juurde, et nad parandaksid meelt, et nad tuleksid tõe tunnetusele Jeesuse nimel. Halleluuja, isa, me täname sind imede ja tunnustähtede eest. Isa, me täname sind tervenemiste eest. Isa, me täname sind vabastuse eest. Täname sind, isa, loovate imede eest. Tänu sulle, isa, selle eest. Halleluuja, et sinu püha vaimu vägi saab liikuma tänavatel. Sinu püha vaimu vägi saab liikuma selles linnas läbi selle koguduse ja Eestimaal läbi selle koguduse. Tänu sulle, isa. Halleluuja, halleluuja. Kira baba sera daba ye pere daba sora daba ye kerede ye standara tai. Rema mandanda kare de ya sora baba kire de ye sera daba sare. Le kerede de dia daba sora mama manganda sare de dia daba sora. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ora mama sere de dia daba sare. Hallelujah, isa, me täname sind, issand. Kiitus sulle, austus sulle, ülistus sulle, issand. Halleluuja. Võtame lihtsalt selle nälja kaasa koju, et palvetada. Ma usun, et Jumal tahab, et me palvetaksime, nagu apostlid palvetasid seal apostlite tegude 4. peatükis, et Jumal sirutaks oma käe välja, ta teeks tunnustähti imesid ja et ta annaks meile julgust, et kuulutada evangeeliumi. Hakkame seda lihtsalt palvetama ja palvetama ja palvetama. Ja igatseme Jumala järele selle järele. Lõpetame.